Venemaal on vanglaid, mida kurjategijad kardavad rohkem kui isegi surmanuhtlust. Kujuta ette, et oled vangis keset jäist põhjapolaarjoont, kus iga päev tundub nagu lõputu karistus. Siia pannakse kõige raskemad kurjategijad, alates sarimõrvaritest kuni terroristideni, ja neil pole peaaegu mingit lootust vabadusse pääseda. Seega, tule avastame nende vanglates sünget maailma. Aga enne kui alustame, äkki annad sellele videole pöidla üles. See tähendab meiesugustele sisuloojatele väga palju. Suur aitäh teile ja nüüd alustame. Kujuta ette vanglat, mida kardetakse rohkem kui isegi surmanuhtlust ennast. Venemaal on üks koht, kuhu saadetakse kurjategijad, kes ei pääse sealt enam kunagi välja. Seda nimetatakse Polar Allfighteriks. Vangla, mis asub riigi kõige külmemas piirkonnas, otse põhjas, põhjapolaarjoone lähedal. Polaaröökull ehk ametliku nimega karistuskoloonia number 18 asub Karpis ja Malonenetsi autonoomses ringkonnas. See asub Soobjõe ääres ja on ümbritsetud lõputu lumega. See koht on üks väheseid Venemaa rangeima turvalisusega vanglatest. Siia paigutatakse kõige ohtlikumad ja kõige kardetumad kurjategijad. Alates sarimõrvaritest kuni kannibalide või eluaegset vanglakaristust kandvate inimesteni. Nõukogude Liidu ajal kasutati seda kohta sunnitöölaagrite osana, kus vangid pandi tööle rasketel projektidel, näiteks raudteede ehitamisel. Kuid 2004. aastal muudeti see ametlikult erikvanglaks ainult eluaegset vanglakaristust kandvatele inimestele. Praegu on sellel võimekus majutada üle 1000 inimese, kuid peaaegu kõigil siin pole enam lootust vabadusse pääseda. Kuid teekond enne Polaaröökulli vanglasse jõudmist on väga raske. Tuleb kõigepealt sõita rongiga Moskvast lähimasse jaama ja see kestab üle 2 päeva. Seejärel tuleb veel mitu kilomeetrit bussiga sõita, enne kui jõutakse vanglasse kohale. Juba sellel teekonnal tunned sa eraldatust ja kaugust tsivilisatsioonist. Vanglas sees on kõik väga range. Vangid on suletud väikestesse kambritesse, mis on ehitatud paksude seinte ja rauast. Nende aeg väljas on piiratud ja suhtlemine teistega on peaaegu keelatud. Karmi erirežiim vanglas on loodud selleks, et takistada igasuguseid põgenemiskatseid ja murda vangide vaimu. Lisaks sellele on selle piirkonna kliima väga külm. Talvel langeb temperatuur tasemeni, mida on inimestel raske taluda. Isegi kui sees on küttesüsteem, on palju teateid, et sellest ei piisa, et leevendada ränka külma. Siin vangistatud inimeste jaoks tundub iga öö nagu lõputu karistus looduse poolt. Lisaks külmale on vangide jaoks suurimaks piinaks äärmine üksildus. Peredel on siia raske tulla, mistõttu enamik vange ei saa peaaegu kunagi külastajaid. Nende side välismaailmaga katkeb järk-järgult, kuni see lõpuks täielikult kaob. Seetõttu sureb paljud neist vanglas ja maetakse lihtsalt lähedal asuvasse kalmistule. Tegelikult ei tule nende pered säilmetele enam järele, võib-olla nende pattude raskuse või koha kauguse tõttu. Venemaa kurjategijate jaoks peetakse karistust saata Polaaröökulli vanglasse hullemaks kui surma. Mõnede teadete kohaselt ütlevad paljud vangid, et nad eelistaksid pigem oma elu kohe lõpetada, selle asemel, et iga päev selles külmas ja eraldatud vanglas kannatada. Samal ajal on vangla ees suur varese kuju. See on sümbol, mis justkui annab hoiatuse. Neile, kes seda näevad, võib see tunduda tavalise kaunistusena, aga vangide jaoks on see kuju meeldetuletus, et nad ei pääse sealt enam kunagi välja. Üks tuntumaid vange Polaaröökulli vanglas on Aleksander Pitšuškin, keda tuntakse ka kui malelaua mõrvarit. Teda tuntakse kui üht kõige jõhkramat sarimõrvarit kaasaegses Venemaal. Tema plaan oli tappa piisavalt inimesi, et täita kõik malelaua ruudud. See tähendab 64 ohvrit. Seetõttu mõisteti talle eluaegne vangistus pärast seda, kui ta mõisteti süüdi 48 inimese tapmises. Pitšuškin on tuntud oma ülbe käitumise poolest. Kui ajakirjanikud temalt küsisid, mida ta teeks, kui ta äkitselt vabaks saaks, vastas ta. Esimese asjana tapaksin 2 inimest ja vägistaksin naise.
kuid tema suhtumine muutus, kui ta jõudis polaaröökkulli vanglasse. Pärast äärmuslikku külma ja lõputut isolatsiooni kogemist tunnistas ta, et eelistaks pigem surra, kui seal kauem viibida. Lisaks temale viidi polaaröökulli vanglasse ka Hasha Kolaev, kes oli ainus ellujäänu terroristide rühmast, mis ründas üht kooli Beslaanis. See rünnak võttis üle 300 elu, kellest enamik olid lapsed. Selle eest mõisteti talle eluaegne vangistus ja ta saadeti polaaröökkulli vanglasse. Tema kong on nii väike, et ta ei saa seal peaaegu üldse end sirutada. Ta saab ainult seista või istuda, kuid korralikult lamada ei saa. Kujuta ette, isegi laps ei mahuks sinna korralikult pikali. Selline olukord ei ole mitte ainult füüsiline karistus, vaid ka selge vaimne piinamine. Lisaks sellele oli seal ka Jevgeni Anatoljevitš Tsjoplinski, keda tuntakse kui Solikamski orbu. Ta oli sarimõrvar, kes tappis 6 inimest. Ta mõisteti eluaegsele vangistusele ja viidi samuti polaaröökkulli vanglasse. Kuid tema vaim ei talunud vanglas valitsevat rasket olukorda. Sellega seoses leiti, et Tsjoplinski oli enesetapu sooritanud ja ta maeti vangla kõrval asuvale kalmistule. Igapäevaelu polaaröökulli vanglas on täis kannatusi. Iga vangi jälgitakse hoolikalt ja neil pole peaaegu mingeid õigusi. Neil on keelatud vabalt omavahel suhelda. Nende aeg väljaspool kongi on piiratud ja alati saatjaga. Paljud kogevad depressiooni, tugevat ärevust ja tunnevad nagu kurbus sööks neid aeglaselt seest poolt. Tegelikult on toit sageli ebapiisav, külm ja raske alla neelata. Ka magamine pole mugav, sest voodi on õhuke ja isegi kongi sees tungib sisse väga külm õhk. On ka teateid valvurite poolsetest väärkohtlemistest ja vägivallast, mis muudab vangide olukorra veelgi raskemaks. Kui vaadata tervikpilti, on selge, miks paljud kurjategijad ütlevad, et parem on surra, kui elada polaaröökullis. Kui tuntud kurjategijad, kes on harjunud vägivallaga, kardavad ja annavad siin alla, siis mida võiksid tunda tavalised inimesed? Polaaröökull ei ole lihtsalt vangla. See on sümbol kõige karmimast saatusest, mis võib Venemaal kurjategijat tabada. Samamoodi on ka vangid paigutatud erinevat tüüpi kongidesse. Võib olla üksi, koos ühe kaasvangiga või väga kitsas ruumis, nagu selles, kus hoitakse tuntud terroristi Nurbashi Kulaevi. Isegi kui kongis on voodi, on päevasel ajal rangelt keelatud lamada või istuda. Nad tohivad pikali heita ainult siis, kui tuled kustutatakse. Seetõttu seisavad nad kogu päeva ärkveloleku ajast kuni magama minekuni püsti. See on teatud tüüpi psühholoogiline piinamine, mis hävitab nende mõistust aeglaselt. Kuid neil lubatakse välja minna niinimetatud treeninguks peaaegu 90 minutit päevas. Aga see ei ole tegelik treening. See koht on samuti kinnine aedik. Seda ümbritseb kõrge betoonsein ja metallkatus on peal. Nad näevad ainult väikest osa taevast. Nagu varem mainitud, on selle vangla üks kõige karmimaid aspekte kliima. Nende vormiriietus on õhuke ja peaaegu ei kaitse lume eest. Kui keegi neist liigub, tulistatakse kogu gruppi veekahuriga, mis muudab nende kehad veelgi külmemaks. Erinevalt teistest vanglatest, kus tekivad grupid või jõugud, ei ole siin igasugune suhtlemine lubatud. Isegi topeltkongis, kus on veel üks vang kaasas, on suhtlemine keelatud. Kui jääd vahele, ootab sind karm karistus. Esimese 10 aasta jooksul oma karistusest ei tohi neil olla külastajaid ega helistada telefoniga. Alles pärast 10 aastat võivad nad oma perekonda näha ja sedagi vaid kord aastas. Sellega seoses ei ole ka sööklat ega kohta, kus vangid saaksid koos aega veeta. Toit tuuakse otse nende kongidesse. Peaaegu kogu oma aja veedavad nad kongis. Seal on vaikus ja ainsad inimesed, keda nad näevad, on valvurid. Selle süsteemi eesmärk on selge. Takistada neil sidemete loomist, murda nende vaim ja võtta neilt igasugune lootus. Mõne jaoks on see õiglane, sest siin vangistatud inimesed on kurjategijad, kes on toime pannud julmi kuritegusid nagu mõrv, terrorism ja muud jälgid teod.
kuid sellest hoolimata ütlevad paljud, et karistus on liiga karm. Lisaks on polaaröökullis kõik vangide sidemed oma perekonnaga katkenud. Enamik nende sugulastest usub, et neil pole enam mõtet neid näha. Iga päev näevad vangid ainult valvureid ja teisi vange. Neil puudub ühendus välismaailmaga, seega keerleb nende maailm ainult külma ja karmide vanglamüüride vahel. Igapäevaelu vanglas on alati ühesugune. Seal on füüsiline piinamine, vaimne piin ja äärmine raskus. Toit ja meditsiiniteenused. Ka nende toit ei muutu iga päev. See on sama ja kordub pidevalt. Isegi lihtsaid asju nagu raadio kuulamine või filmi vaatamine kontrollivad valvurid. Ainult nemad valivad, millist programmi kuulata või millist filmi vaadata. Ja seda juhtub vaid korra nädalas. Iga vangide liigutus on kindlaks määratud, alates jalutamisajast kuni magama mineku ajani. Tegelikult on polaaröökulli vanglast peaaegu võimatu põgeneda. Esiteks väga range turvalisuse tõttu. Igas kambris on 3 rauast ust ja kogu vanglat ümbritseb 5 kihti kõrgeid rauast aedu. Selle ümber on veel relvastatud valvurid ja suured koerad, keda nimetatakse Kaukaasia lambakoerteks. Koerad on treenitud olema agressiivsed ja ründama kohe, kui käsk antakse. Teiseks on asukoht ise veel üks põhjus, miks keegi siit ei pääse. Vangla asub põhjapolaarjoone kandis, väga kaugel tsivilisatsioonist. Sellega seoses oli üks vang, kes üritas põgeneda. Tema nimi on Aleksander L. Stratov, keda kutsutakse veriseks taksojuhiks. Ta on varas ja sarimõrvar, kes tappis 6 reisijat. Selle tõttu mõisteti talle eluaegne vangistus ja ta viidi polaaröökulli vanglasse. 3 aastat pärast vangistamist üritas ta põgeneda, kui ta jalutas koos valvuritega. Ta kasutas väikest metalltükki, et uks täielikult ei sulguks. Seejärel jooksis ta ja ronis üle aia. Kuid kui ta alla hüppas, ründasid teda kohe näljased ja agressiivsed koerad. Kuigi valvurid üritasid koeri peatada, olid tema vigastused juba tõsised. Ta viidi tagasi sisse ja pandi üksi kongi kinni. Mõne kuu pärast ta suri. Sellest ajast alates ei julgenud enam keegi põgeleda proovida. Selle juhtumi tõttu karmistati vangla turvameetmeid veelgi. Nad lisasid rohkem rauast tara ja tugevdasid valvet. Sõnum oli selge. Mitte keegi ei suuda polaaröökullist põgeneda. Siin vangistatud inimeste jaoks on ainult 2 tulevikku. Elada kogu elu äärmiselt külmas kliimas, kandes füüsilist ja psühholoogilist karistust või lõpetada oma elu lootusetuse tõttu. Mitte kõik ei pea vastu. Paljud valivad oma kannatuste lõpetamise enesetapuga. Lisaks sellele on vangla ümbruses väike linn, mille majandus keerleb peaaegu täielikult vangla olemasolu ümber. Seda nimetatakse vanglalinnaks, sest peaaegu kõik seal on seotud polaaröökulli vangla tegevusega. Väljaspool olijate jaoks on see lihtsalt osa nende kogukonnast, kuid vangistatud inimeste jaoks on see nende maailma lõpp. Lisaks sellele Venemaa ja Mali Nenetsi külmakõrbe keskel on üks vangla, mida kardetakse selle äärmise julmuse ja raske elutingimuste tõttu. See on koloonia number 3 ehk rohkem tuntud kui polaarhundi vangla. Otse polaarhundi ees seisab hundi kuju, mis sümboliseerib selle koha metsikust ja karmust. Selle vangla ajalugu sai alguse juba Jossif Stalini ajal. Selle ehitasid vangid endistest laagritest. See on Gulagi laager, kus 1000 inimesed sunniti töötama ohtlikes kohtades Siberis. Juba algusest peale on seda kohta peetud kannatuste keskuseks ning tänaseni on see tuntud kui üks karmimaid vanglaid kogu Venemaa föderaalses vanglasüsteemis. Polaarhundi vanglas on vangistatud üle 1000 vangi. Iga päev peavad nad taluma äärmist külma, peaaegu mitte midagi kõhtu täitvat toitu ja pidevat vägivalla kõigi valvurite poolt. Ööd on kõige raskem katsumus. Isegi kui temperatuur langeb, pole seal korralikku küttesüsteemi. Mõnes kambris pole päris radiaatorit ja mõnikord on see lihtsalt seina külge kinnitatud. Kui vang rikub reegleid, võib ta sattuda üksikvangistusse. Selliseid seda tüüpi kambreid on umbes 20, kus vangid on täielikult isoleeritud ja neil puudub igasugune suhtlus välismaailmaga. Endise vangi sõnul on siin ainus viis ellu jääda see,
kui kuuletud valvurite käskudele, kahtlusteta ja küsimusi esitamata. Selles kohas valitsevad hirm ja usaldamatus. Sageli julgustatakse vange üksteise peale kaebama, mistõttu on peaaegu võimatu üksteist aidata või tõelist sõprust luua. Tulemuseks on see, et igaüks on pidevalt ärev, alati ettevaatlik ja kellelegi ei saa usaldada. Isegi kõige väiksema vea eest on võimalus, et neid võidakse vigastada või karistada. Üks tuntumaid vange siin on Platon Lebedjev, ärimees, kes mõisteti 8 aastaks vangi maksudest kõrvalehoidmise, rahapesu ja omastamise eest. Siin on ka vange, keda peetakse valitsuse vastasteks. Üks neist ütles, et niipea kui väravast sisse astud, tuletatakse sulle kohe meelde, et oled puhastustules. Sul pole õigusi ja pole kedagi, kelle poole pöörduda, kuid karistus ei piirdu ainult nälja ja külmaga. Paljud vangid rääkisid korduvatest elektrilöökidest ja peksmisest valvurite poolt. On olnud ka juhuseid, kus neid pannakse raudkasti, kus nad peavad olema küürus või kerra tõmbulud, just kui oleksid veel emaüsas. Asendi kitsuse ja raskuse tõttu on neil peaaegu võimatu hingata. See on üks kõige jõhkramaid piinamisviise, mida vangid Polar Wolfis kogesid. Kõigest hoolimata ütlevad mõned, et parem on sattuda Polar Wolfi kui polaaröökkulli. Kuid see ei tähenda, et elu Polar Wolfis oleks kerge. Siin on iga päev justkui lõputu võitlus ellujäämise nimel. Küsimus on nüüd selles, kas ükskõik kui raske on siin vangis olevate inimeste kuritegu, kas nad väärivad sellist karistust. Lisaks eelmainitule on Butyrka vangla üks vanimaid vanglaid kogu Venemaal. See asutati juba Katariina suure valitsemise ajal. Alguses kasutati seda vanglat riigivaenlaste kinnipidamiseks, nagu revolutsionäärid ja valitsuse vastased. Aja jooksul jäi see tuntuks kui koht, kuhu viiakse neid, keda peetakse ohtlikeks ja raskesti kontrollitavateks. See on üks suurimaid vanglaid Moskvas ja on tänaseni aktiivne. Pikka aega on Butyrka müürid olnud tunnistajaks erinevat tüüpi vangidele, alates terroristidest, varastest ja kurjategijatest kuni poliitikute ja valitsuse kriitikuteni. Vangla pika tegutsemisaja jooksul on selle seest talletunud kogu riigi ajalugu. Kuid lisaks ajaloole on veelgi hirmutavam praegune olukord seespool. Üks suurimaid probleeme on ülerahvastatus. Selle mahutavus on vaid umbes 2000 inimese jaoks. Seetõttu on kambrid sageli ülerahvastatud. On teateid, et rohkem kui 100 inimest on ühes kongis, mis algselt oli mõeldud vaid 10 inimesele. Sellistes tingimustes muutub vangide jaoks korralik elu peaaegu võimatuks. Lisaks ülerahvastatusele on veel üks probleem, äärmine kuumus suvel. Moskvas on suvel väga kõrged temperatuurid ja vanglas puudub peaaegu igasugune ventilatsioon. Kui väljas on palav, on kitsastes kambrites sees veelgi kuumem. Vangid on surutud kitsastesse ja pimedatesse ruumidesse, kus neil on vaevu võimalik liikuda. See põhjustab tiiret haigestumist ja väsimust. Ülerahvastatuse tõttu ei ole võimalik korralikult puhtust hoida. Paljud kambrid on mustad. Sageli on tunda higi, suitsu ja mustuse lõhna. Seintel ja lagedel on hallitus ning rajatised on lagunenud. Selle tõttu levivad haigused nagu tuberkuloos ja muud nakkused väga kergesti. Liiga suure rahvahulga ja korralike meditsiiniteenuste puudumise tõttu jäävad paljud vangid haigeks ega parane enam. Aga veelgi hullem on see, et on teateid, et vangid, eriti narkomaanid, toovad endiselt keelatud aineid vanglasse sisse. Tarnepuuduse tõttu on paljudel vangidel sunnitud jagama ühte süstalt. Selle tõttu levivad haigused nagu AIDS väga kiiresti. See olukord muudab nende seisundi veelgi hullemaks. Ja paljud surevad mitte ainult ülerahvastatuse ja kuumuse tõttu, vaid ka nakkushaiguste pärast, mida on vanglas peaaegu võimatu kontrollida. On isegi kuulujutte, et mõned vanglaametnikud jätavad sellise olukorra tahtlikult tähelepanuta, karistusena vangidele, kes on toime pannud raskeid kuritegusid nagu mõrv, mäss või vastuhakk valitsusele. Tegelikult on mõne jaoks Butyrka vangla tingimused isegi raskemad kui surmanuhtlus ise.
Kui võrrelda seda teiste vanglatega nagu Polaaröökull, mis on tuntud oma äärmise külma poolest, siis Butyrka on vastupidine. Siin tappavad vange kuumus, ülerahvastatus ja haiguste levik. Mõlemal juhul on näha, et keegi ei pääse rasketest kannatustest. Seetõttu peetakse neid kahte vanglat kogu Venemaa kõige hirmuäratavamateks vanglatest. Samal ajal on üks hirmutavamaid lugusid seotud 3 vangiga, Anatoli, Vladimir ja Boriss. Igal ühel neist on tõsiste kuritegude ajalugu, mis viisid nad eluaegse vangistuseni. Anatoli mõisteti eluks ajaks vangi, sest ta tappis mehe lihtsalt selleks, et tema auto ära võtta. Ja see pole veel kõik. Ta tappis ka selle mehe lapsed ning ühe vanainimese, kes tema tegu pealt nägi. Vladimir on aga tuntud varas. Ühel päeval läks ta ühte korterisse vargile, kuid leidis sealt eest abielupaari. Selle asemel, et taanduda, tappis ta abielupaari kirvega ja võttis nende väärtuslikud asjad. Samal ajal sattus Boriss tülisse ühe töökaaslasega. Vihahoos tungis ta tolle koju ja tappis seal töökaaslase ema ja lapse. Need 3 polnud vanglas uustullukad. Nad olid varemgi vangis olnud ja lõpuks mõisteti neile eluaegne vangistus. Kuid isegi kui vangla oli range, leidsid nad võimaluse. Kui nad vanglas trenni tegid, märkasid nad maas väikest auku. Sealt sai nende plaan alguse, kasutades ainult oma käsi. Nad kaevasid iga päev. Et oma põgenemine kindlam oleks, ostsid nad ühelt valvurilt kaardi $1 eest. Pärast pikka väsitavat päeva õnnestus neil tõesti põgeneda, kuid nende vabadus ei kestnud kaua. Vladimir ja Anatoli tabati uuesti 3 nädala pärast. Boriss suutis aga kauem põgeneda, kuid ka aasta hiljem tabati ka tema pärast seda, kui ta üritas poes varastada. Lõpuks jõudsid nad kõik tagasi vanglasse. Nüüd vaatame üht tuntumat Venemaa vanglat, Valge Luige vanglat. See asub Permi krais ja seda peetakse üheks kõige turvalisemaks vanglaks riigis. Kui see esmakordselt avati, oli see mõeldud poliitvangidele, kuid sellest sai lõpuks eluaegset vangistust kandvate inimeste paik. Sellest ajast peale pole ükski vang siit vabana lahkunud. Erinevalt teistest ülerahvastatud vanglatest on Valge Luik suure mahutavusega, kuid pole siiski kunagi täis saanud. Sellest hoolimata ei tähenda see, et elu sees oleks kerge. Selle nime Valge Luik päritolul on 2 allikat. Esiteks tuleneb see vangla erksast valgest värvist, teiseks aga vangide ainulaadsest viisi liigutamisel. Kui neid viiakse ühest kohast teise, peavad nad sügavalt kummarduma, käed selja taga raudus ning nende asend meenutab luike. Selles asendis ei saa nad valvuritele haiget teha ega segadust tekitada. White Swani sees katkeb vangide side välismaailmaga täielikult. Neil ei ole televiisorit, nad ei kuule raadiot ja nad ei saa ka külastajaid vastu võtta. Ainus, keda nad näevad, on teised vangid ja ranged valvurid. Samal ajal küsivad paljud, kas selline viis vangide karistamiseks on tõesti inimlik. Kuid kui saad teada nende kuritegude raskusest, mõistad, et see on väike hind võrreldes kahjuga, mida nad on põhjustanud. Üks tuntud näide on Dmitri Vinogrado, endine advokaat, kes muutus massimõrvariks pärast seda, kui tema töökaaslane ta maha jättis. Tema oli vastutav niinimetatud Moskva tulistamise eest, kus hukkus 6 inimest. Selle tõttu peab ta kogu oma elu veetma vanglas nimega Valge Luik. Seal on ka Dmitri Karimov, keda tuntakse paremini kui betoonitoodete maniaki. Ta vägistas 10 naist ja tappis mõned neist. See on üks juhtumitest, mis šokeeris Venemaad tema julmuse tõttu süütute ohvrite vastu. Siia kuulub ka Gennadi Serebrennikov, endine siseministeeriumi major. Kui tema poeg oli seotud mõrvaga, otsustas ta tappa kõik tunnistajad, et poega päästa. Veelgi enam, ta tappis isegi oma poja naise. Praegu on ta nagu teisedki julmad kurjategijad vangistatud White Swani vanglasse kuni oma viimase hingetõmbeni. Samuti White Swani vanglas ei tunne vangid mitte ainult füüsilist karistust, vaid eriti tugevaid psühholoogilisi mõjusid. Kongid on rangelt valvatud ja iga vangi liikumist kontrollitakse.
aruannete kohaselt on siin reeglid väga karmid. Iga vangi jaoks on määratud psühholoog ja suurib neid ja paigutab nad kokku teistega, kelle iseloomud omavahel ei põrku. Selle eesmärk on vältida vangide täielikku hulluks minemist. Tõsiasi, et sellist süsteemi üldse vaja on, näitab, kui suur pinge valitseb vanglas sees. Kuigi nende igapäevaelu on kurb, antakse neile siiski mõningaid väikeseid asju. Neile lubatakse iga päev tund aega jalutada ja kord nädalas 10 minutit duši all käia. Neil on juurdepääs ka väikesele raamatukogule ja vanglapoele, kus nad saavad osta mõningaid vajalikke asju. Kui valgeluik on juba karm, siis veelgi hirmutavam on vangla nimega Must Delfiin. See on tuntud kui kõige julmemate kurjategijate, alates sarimõrvaritest ja terroristidest kuni kannipalideni, elupaik. Seda kutsutakse mustaks delfiiniks, kuna vangla sissepääsu ees seisab musta delfiini kuju. Mustas delfiinis on iga vang eraldatud rangelt turvatud kambrites, millel on 3 rauast ust. Pole mingit võimalust välja pääseda ilma rangetest kontrollpunktidest läbi minemata. Iga päev antakse neile vaid 90 minutit trenni tegemiseks, samal ajal kui nende kambrit kontrollivad valvurid, et veenduda, et seal poleks ebaseaduslikke esemeid. Alates ärkamisest kuni magamaminekuni on neil keelatud oma vooditel istuda või lamada. Nad peavad seisma, sest iga 15 minuti tagant teevad valvurid ringkäigu, et veenduda, et nad järgivad reegleid. See on viis, kuidas takistada neil põgenemis või muude salajaste plaanide tegemist.